Nädal tagasi sai siis alguse taimede talvitumiseks ettevalmistamine ja näitan mõnda, mida ma olen tuppa toonud, sellepärast et küsitakse kogu aeg nende kohta, et mis nendega teha ja mis nendest üldse toas saab. Need on nüüd olnud mul umbes nädala toas. See nüüd on see kollane kirjuleheline Tenacia ja tema on mul nüüd selles toas. Turvas on õnnalt niiske. Siin on juba näha, et ta kasvab edasi. Lehed on kõik tugevad. See tähendab seda, et tegelikult tal on ka väga okei siin. Ja siis ma tõin tuppa veel ühe Canova, mis on see Bronze Beach. Tema ma tõin lihtsalt sellepärast ära, et teda olid teod nii palju õues söönud. Ja ta ei oleks seal lihtsalt praegu potis kuidagi moodi ellu jäänud. Aga tal olid nii ilusad pungad ja ma lihtsalt ei raatsinud teda sinna õue jätta ja ma ei raatsinud teda ka veel maha lõigata. Kõik muu on sama. Lõikasin ära koledamad lehed, jätsin mõned ikkagi alles, sellepärast et tal on vaja lehti, et oma niiskust tarbida. Nii, mõned lehed olid täitsa korralikud ja nüüd on ta alustanud ka ilusti toas õitsemisega. Nii et ma lasen tal tegelikult toas ära õitseda ja siis ma ei ole veel otsustanud, kas ma jätan ta tuppa nagu lilleks või ma siiski pärast viin ta ära keldrisse, aga siis peab laskma tal selle mulla täitsa ära kuivada. Aga hetkel, kui tal on õitsemine plaanis, siis ma ikkagi kasvatan teda nagu toalille. Siis tema kõrval on veel erinevad oksad mul tuppa toodud õitsvate kannadega, kus on valmimas siis ka seemned. Ja tahtsingi nüüd huvi pärast teha siukest katsetust, et kui ma olen selle maha lõiganud varre, et kas need seemned valmivad või ei valmi. Need on mul vee sees, et nad saaksid ikkagi oma toitaineid. Ja juba ma näen ka siit ühte siukest kupra. Kui ma seda pigistan, siis seemned on sees mustad. See tähendab seda, et nad ikkagi valmivad ilusti siin, mis on väga hea uudis. Et siit saab veel seemneid, mida siis kevadeks kasvatada. Nii et soovin teile palju edu!